No nii, tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ja ise järele episood 351 teie ees, laua taga taas kord Laura Jaansen, tere! Tere! Markus Jürgenson, tere! Tere! Ja mina, Rauno Õessar. No mis sa juba muigad? Ei mida, kuused toas, mulle detsember meeldib, jõuluootus. Detsember on tõesti käes, päkapikud käivad, advendikalendril on esimene aken lahti tehtud. Sulle toodi ka kalender või? Ei toodud. Ma ei tea, kui vanad, kui vanad meil kuulajad, vaatajad on, aga mul on, mõned aastad tagasi oli siis meie, ma ei tea, ma olen seda rääkinud, meie peres oli siis see, kui kõik valed said paljastatud. See oli, ma ikka viimse hetkeni võitlesin kodus, et jätkata seda muinasjutu maailma, aga siis purustati kõik see ühe lõunapoolikuga. Istuti maha. Markus, sa oled juba 3-kordne Eesti meister, sa mängid FC Floras, seal täiskasvanud inimene, räägime nüüd asjad. Ei, ma lihtsalt see on mul nii eredalt meeles, kui mulle too öö veel päkapikk tõi veel mulle veini külmkappi, oli toonda hommikuks. Ja siis ma vedasin seda keldrist öösel, ma mäletan, ülesse. Ja siis kui lõunal tuli lõpuks kõne juhatuse kõige nooremalt liikmelt, et kõik need aastad olete te mulle valetanud. Et niipidi siis, ma mõtlesin sulle... Ei, ikka niipidi, jah. Aga teil on kuusk toas või? Toote ikka kuuse? Üldiselt on nagu toodud ikka, jah. Päris kuusk, jah. Tuba on kuuse lõhna täis. No veel ei ole. Veel ei ole kuusk. Kuna sa tootsid selle kuuse? Esimene advent tuuakse ikka ju. Mõned toovad näiteks jõulupäeval minust ka ju. Seal on väga erinev. Millel ka mingid kindlad päeva nagu tavaliselt ei ole olnud. Et tavaliselt mul naine on see, kes nagu tahab seda võimalikult ruttu teha, et detsembri alguses tavaliselt millalgi. Aga mitte mingid kindlad päeva tavaliselt nagu minust ei ole olnud vähemalt. Laura, sinu kaalukeel? Ei ole kindlalt päeva. Mina eelmine aasta tõin, aga ma läksin selle kuusega üle keskmise palju tülli, et ma arvan, et ma tänavu ei too, et ma selles mõttes eelmine aasta oli liiga raske meie ühine kooselu, et ma arvan, ma leian siukse ehistuspoest mingisuguse selle kunstkuuse? Ei, selle mingi tore kuuselaadse poti toote. Tülli minek siis seisnes okasta ajamises või? Ta oli natukene nagu see kuuse alus siis, ja siis see kuusk ise, nad nagu ei klappinud hästi ja siis ta vajus nagu viltu ja siis ma käisin teda kruttimas ja siis ta vist ei saanudki seda vett korralikult kätte ja siis ta ajas okkaid ja siis ta ajas vaiku ja siis lõpuks ma lihtsalt võtsin nagu suure prügikotti, lõikasin tükkideks, mässisin sinna sisse nagu laiba ja siis viisin ta alla sinna panipaika ja siis kui tuli see aeg neid kuuski ära viia, siis võtsin see puusa peale ja läksime koos. No ma eelmine aasta, see äraviimine jah, see ajab närvi, aga mul on nüüd uus süsteem. Eelmine aasta esimest korda katsetasin, ma panen kuusepuu kohe terassi uste juurde. Ja siis kui 3 kuningapäeval võtan ehtet tuled küljest ja siis läheb see terassi uks lahti. Ja siis üle ääre, kontrollin, et all kedagi poleks, siis viskan sealt alla, et siis okkaid koju ei satu ja siis viin minema. Kas see oli eelmine saade või millal sa mainisid, et su rõdu all on nagu teine terrass kellegi terrass? Jaa, aga see terrassi, mul pikk terrass, teisel pool on vaba maa. Aga mul on naabermajas on mingisugune ühes korteris mingid uued rentnikud. Need on ka kõvad jõulusõbrad, seal juba tuled vilguvad ja iga päev tuled juures. Ma seal pean kuidagi ka vastu saama, midagi panema sinna vastukaaluks, et seal tugevad jõulusõbrad on kolinud kuskil. Et see blinkivad. Ja vilguvad ja mitu tükki. Ja iga päev see härra paneb seal mingid asju juurde, ma vaatan, et ma ei teagi, pean nagu kurssi viima, millega tegeleb seal. Aga jõuluaeg on, see on üks minu lemmikperiood nüüd 1. detsembrist kuni siis 25. 24. et mulle tõesti jõuluaeg meeldib, nagu tuba on glühvaini lõhna täis ja kuuselõhn ja see on kihvt aeg. Piparkoogid ja šokolaad igal pool, mingid kommid ja kingitused ja. Ikka. Ei, see on tore aeg on küll, jah. Ma olen selles suhtes nõus. Nõustun. Aga jõuludest me saame rääkida seetõttu, et Eesti jalgpallihooaeg on siis lõpuks saanud läbi. Klubi jalgpallihooaeg lõppes ta siis
viimase mänguga laupäeval Kuressaares, Kuressaare kunstmuru staadionil, Kuressaare versus Viimsi Premier Liiga ülemineku mängude teine vaatus. Kuressaare siis sai seal 2-0 võidu, Viimsi 3. aastat järjest siis ülemineku mängudel jäi pidama. No, ma ei tea, kummast alustada, Kuressaarest või Viimsist alustame võitjatest seekord siis, et Kuressaare ikkagi kogemuste ja mingisuguse sellise mängutarkusega pani oma paremuse ikkagi lõpuks maksma. Jah, ma vaatasin seda mängu tükiti järele, ma seal õigel ajal olin väga tähtsaid tegevusi tegemas, aga jah, panid maksma, aga ju see ongi siis mingisugune see asi, mis peab neid siin kõrgligas hoidma, kuigi ma ütlen ausalt, minu jaoks Kuressaare Premium Liiga klubina mingisugust erilist jalgpallikultuuri esinda, et minu jaoks puht nagu sellise vaatajana minul nagu suurt vahet ei olnud, kumb tuleb, et pigem isegi vist Viimsi, sest neil on selline teistmoodi põnev huvi nagu Premium Liigas asju teha ja Kuressaare lihtsalt pakub mängijatele mängu paika olenemata nagu neil ei ole mingit nagu erilisi juuri, et aga järelikult on neil piisavalt oskusi ja seal ju oma poiss seal Kivi pani 2 väravat ja tema üle kindlasti absoluutselt väga hea meel, et tema võiks esindada seda Kuressaare õigeid juuri, aga jah, pidasid vastu. Kuigi see, mis seal tribüünidelt vastu vaatas, oli meeldivalt positiivne üllatus. Selles suhtes jah, et seal oli Kuressaare kunstmuru staadion, seal on nagu 200 tribüünihoonet nii-öelda, et 2 nagu eraldi sektsiooni, seal vahel on mingi vahe, eks ju vahel. Et üks oli nagu justkui Viimsi oma, teine oli Kuressaare oma, et melu oli nagu päris äge. Seal seda mängu kommenteerides, kommentaatori see telk on seal ju tribüünide nii-öelda kõrval seal samal pool, et sa samal ajal ei näe nagu palju seda rahvast tegelikult on, et sa nagu üritad seda nagu melu tunnetada, ja tegelikult inimesed seisid seal püsti, ei mahtunud nagu istuma ja selline tunne oli, et nagu väga suur mäng on ja siis lõpuks tuli, et pealtvõetajaid 285, et päriselt, aga see on selline nagu mingisugune täismaja efekt, isegi sellises nagu suuruses saab see tekkida, et kui sul on nagu ongi, inimesed ei mahu istuma, seisavad ja möllu ja melu on ja sellist pinget oli õhus, oli 2 leeri, kes nagu seal ikkagi toetasid mõlemad omasid ja seda pinget nagu oli mõnuga, siis isegi see 285 tekitas nagu täitsa ägeda atmosfääri selle. Jah, mängul oli kaalu ka, aga tegelikult see mängu nagu see jalgpall, mis seal näidati ja see kvaliteet, mis seal oli, see oli ikka päris kohutav muidugi. Ma ei tea, kas see on hea sõna, kohutav. Ütleme, kvaliteedi poolest oli see ikkagi ülimadala tasemega mäng, et ma natuke hiljaks äkki veerand tundi pärast avavilet panin peale. Ja ka see esimene poole, kui ma üritasin kokku lugeda, mitu söötu kumb meeskond jutti järjest suudab teha. Ja kas sain äkki päris kaua lugesin, et seal, ma ei tea, pikka aega oli 5 rekord, siis sai 7 peale järsku Viimsi lükkas, aga äkki seal poole lõpus veel midagi tuli, nagu kui nad seal kaitsed oma vahel lõpuks lükata said, aga eksimus otsa, pallikaotus, liiga, hästi siuke harjumatu vaatamine, et ja siis tabasin ennast mõttelt, et pagan, et kui me tahame nagu suuremas pildis ka seda, ütleme, see jällegi, see ei ole nagu kritiseerimine, see ongi nagu meie nende tabeli tagumise otsa meeskondade tänane tase on ju, aga et seda tõsta nagu ka liiga mõttes, siis ikkagi kuidagi need, mitte klubid isegi, aga mängijad enda sees peaks nagu kuidagi võtma selle mõtte endale, et ikkagi võiks tahta saada jalgpalluriks, et me ei tõsta seda taset sellisel juhul, kui me ikkagi natuke teeme õppimist, natuke teeme tööd, mängime kõrvalt vutti, mina selle kontseptsiooni nagu pooldaja ei ole, et muidugi seda saab teha edukalt, aga selleks on, ma ei tea siis, amatöörliiga või mingisugune teine liiga. Et seda nagu... et nad loobuvad siis tööst või õppimisest ja kes on... kuidagi, et paned nagu, selles mõttes, et paned selle panuse sellele jalgpallikaardile. Seda on kuidagi meil, minu arvates, on seda tänases Eesti jalgpallimaailmas on kuidagi vähe, et ma panen need kaardid nüüd vutile. Ma tahan saada jalgpalluriks. Mõistad?
ei, mõistan küll, jah. Lihtsalt päris elu, eks ju, on... Ei, päris elu, lihtsalt, täna päris elu, siis hakatakse rääkima, mul on vaja elada olla. Kui sa saad, ma ei tea, suvaline summa saad, ma ei tea, 1200 eurot palka sellest, et sa mängid kuskil Premier League'i tagumise otsa tiimis, siis... aga näe vaeva, sul on ju Eestis on võimalik ka 3000 eurot saada palka. No kindlasti on, jah, aga ega kõik, kes pühenduvad, ei jõua... Ei, no kõik muidugi, aga paned mingi hetk, need kaardid paned kõik sellele vutile. Selles mõttes, et sul ei ole ju ega ma ei tea, jälle ei viitsi nagu ajas niimoodi tagasi minna ja heietada, nii nagu kõik me siin heietame. Aga alguses hakkad nagu seda jalgpalluri teekonda käima, siis sa ei elagi Noblessneris kohe. Et alguses elatakse, kui vaja, elad neljakesi, elad korteris, nii nagu me kõik elasime niimoodi korterikaaslastega, jagad kulud ära, et mul palk on alguses väiksem, kui ma olen ennast tõestanud, aga et ma üritan kuskile jõuda, siis sa teedki ohverdusi ja siis kunagi tulevikus, kui sa õnnestud, siis tulevad need kõik need paremad asjad ka. Et see on, meie liiga tänasel päeval ei saaks toimida ilma nende, ütleme, töötavate või õppivate mängijateta, et see on ka arusaadav, aga see pikem nagu siht võiks olla selline. Aga samas need sellised mängijad, kes ütleme, teevadki näiteks töö kõrvalt ja õppimise kõrvalt, seal oleneb ju väga-väga palju sellest suhtumisest. Kui sa suhtud ikkagi jalgpalli, nagu profijalgpalli, see on ju, me oleme Põhjamaades näinud väga palju neid ju mängijaid, neid jutte räägiti nendest mängijatest, eks ju, kes ongi sellised nagu, Märten Pajunur on tegelikult ju hea näide. Jaa, aga me räägime Norra 3. liiga, me räägime Norra 3. liigast, kus nii tehakse. Kus, ma ei tea, klubi presidendil on mingi ettevõte, kus ta siis paneb ka mängijad tööle. No näiteks, eks ju, aga milleni ma tahan jõuda lihtsalt on see, et see suhtumist, profimängija suhtumist sa saad ka ilma igasuguse sellise kõrvalise, või ütleme, ilma selle profimängija palgata tekitada endale ja sellist pühendumist. Et see ei pea olema ju, ma ei tea, ma võib-olla ei räägigi sulle vastu praegu, vaid ma... ma ei tahagi, ei räägi vastu, jah, aga jällegi tuleme tagasi selle Erling Haalandi video juurde, vaatasid selle ära või? Ei vaadanud, müüke nagu võiks olla päev. Selle täpselt samasuguse päeva saab teha ka Eesti jalgpallur. Lihtsalt natuke, tal ei ole seda infrapunalampi, mis korredi lamp sellisel. Et muidugi see suhtumine, Märten Pajunurme suhtumine, talle meeldib jalka, ta annab endast kõik, ta pingutab, aga ikkagi tal on need piirid tulevad ju ette, selles mõttes, et see ajaaken, mis sa nagu sellele jalgpallile panustad, kõige selle muu kõrvalt, mis on siis tegelikult number 1 elus sellel hetkel. See ajaaken jääb nii väikseks, et sealt pealt on ülimalt keeruline mingit taseme tõusu teha. Et midagi lihvida tsenderdus paremaks. Selleks on ju vaja kordusi, harjutada trenni. Et see nõuab ka aega. Aga et kas me oleme valmis nagu ohverdama antud hetkel need muud asjad, see on see küsimus. No, me läksime väga filosoofiliselt ootamatult kiirelt selle mängust rääkides, et see jutt algas sellest, et mängutase oli suhteliselt kehv, eks ju. Eks ju, kunstmuru, sul on, ma ei tea, paar kraadi sooja seal, natukene tuult oli ka Saaremaa ja hilis sügis, eks ju, hall päev. Päris palju oli tuult vist. Naljaks oli see, et päris viltu. Ma tulin praamiga, siis mul naine ja laps ka kaasas, mu naine nagu reaalselt vahepeal küsis, et kus on päästevestid ja päästepaat, sellepärast, et see laev kõikus ikkagi väga palju sealt küljelt küljele. Pelle Pohlakut nägi ka praami peal, kes on, ütleme, päris oma jagu ilmselt sõitnud selle Saaremaa praamiga ja siis ütles, et ta pole elu seest nagu sellist kõikumist nagu tundnud, et see, ma võin pärast mingit videot näidata, mis ma tegin, kuidas see horisont käis nagu niimoodi, et sa vaatad ühel hetkel nagu täiesti vesi, siis on täiesti nagu taevas, eks ju, et see oli ikkagi niimoodi, et inimesed nagu tuikusid seal laevas sees. Ja siis nagu tundus, et okei, et mis nagu tuulemäng seal tuleb. Ja tegelikult see nagu väljaku peal nagu just ei olnud väga mingisugust, see ei olnud nagu mingi eriline faktor minu arust. Et natuke ta nagu keerutas, aga mingit sellist asja küll ei olnud, et seal teevashüpematid hakkaksid lendama midagi sellist. Aga jah, aga see sümboolne oli jah see, et Kivi need väravad seal lõi. Oma poiss on jah. Oma poiss ja omapärase värava tähist, see tegi ka seal teise.
võttis nagu seistes. Ma mõtlesin, et see oli täpselt see koht, kus ta oleks seda Lionel Messi seda tähistust teha. Või keerutada kas või. Ta nagu võttis ära ja siis mõtlesin, et võttis ära ja siis pani selga tagasi. Aga see esimene värav oli ka ju tegelikult mingi eksimuste jada seal tegelikult Audist visad sinna nurka seal üks Viimsi mängija. Kõigepealt ta tegi sellele Seiele, eks ju, Kivi tegi ära seal tollis, eks ju, ja siis mängis seal natuke õnnega pooleks jäi see pall veel ette ka, talle põrkas seal ja siis vajutas ära, et jah, aga Kuressaare 3, Viimsi 0 kõlab nagu siuke kindel võit, aga tegelikult ju Viimsi oli ikkagi suhteliselt nagu hästi mängus sees, mõlemas mängus tegelikult andis väga kõva lahingu, et ei olnud ju sellist, igasugune statistika tegelikult selline, see, mis puudutab kõike peale väravate, siis oli ju Viimsi kasuks mõlemas. Meile ka Ooper vihjas. Ei, vihjas muidugi, mis peallöögid olid mingi 15-6 selles teises mängus ka, et aga Sander Post ütles ka muidugi päris teravalt, et ega Viimsil nagu ta ei mäleta, et Viimsil oleks ühtegi nagu väga head võimalust olnud, et ma ei tea, seda esimese mängu neid tippetki ma vaatasin nagu üle ikka päris mitu head võimalust ikkagi oli ka, aga selles teises mängus tõesti 15 peallööki, aga palju neid nagu päriselt väga-väga ohtlikud olid, ega väga ju ei olnud, et seal korra käis nagu pall kaugele vist latis, seal paar sükest nagu ärevat olukorda oli, aga mingid sellised supervõimalusi, kus sa saad tõesti, ma ei tea, ründe peale näpuga näidata, et jäi ju löömata. Sama juttu võib selle avamängu kohta rääkida, et esimene poolek tegelikult Viimsi domineeris. Avamängus isegi Nõmm tegi päris mitu sellist nagu kangelaslikku tõrjet, eks ju, aga siin teises mängus nagu mingid sellised Robinsonade tal ju ei olnud vaja teha. Jah, et selles mõttes 3-0 räägib ise enda eest ja ma ei jõudnud Sandri Posti intervjuud vaadata, aga ma arvan, et tema jutupoint on ka, et 3-0 ja näeme järgmine aasta. Me oleme kõrgliigas ja proovige uuesti. Et ju siis väärisid ja kihvt oli nagu näha ka seda ka, et isegi need kõik, kes seal Kuressaares olid, need Antonovid, kogenud vennad Eestis ju põhimõtteliselt kõik võitnud. See keskvälja kolmik Sininraid, Antonov, Tõõmov, kes alustas. Aga et inimesed nagu reaalselt ju vaat kui rõõmsad oldi ja kuidas tähistati väravat ja läks korda ja see on nagu see nagu oluline asi, millele see Kuressaare saab tugineda, et see hing ja asjad on seal sees, kui sa mõtled nagu puht praktiliselt, siis see kolmik, eks ju, mõtlengi kokku 100 aastane, 30 pluss mängid kõik tugevalt, siis kui nad Kurre oleks järgmine aasta esiliigasse langenud, võtame eelmine kord viskasime välja ka selle mõtte, koha peal inimestega rääkides mulle vähemalt tehti selgeks, et see midagi sellist mingit plaani küll ei olnud, et see esimespesk on nagu esiliigat ei hakkaks mängima, et sellist plaani ei olnud tegelikult. Et oleks ikkagi esiliigas mängitud niimoodi nagu esiliigas mängitud ja, aga mängijad oleks toodud mängijad, eks, aga sellele ma tahangi jõuda, et ega see esiliigas ei maksa Tõõmovitele ja Sinilaidudele ja Antonovitele ilmselt sellist palka, et ega nemad mängisid ka ilmselt oma töökoha peale sisuliselt, eks ju. Et see teadmatus, mis oleks nagu talvel muidu olnud, et hakkad seal kuskilt uut klubi otsima, et ju nad kuskilt midagi oleks ilmselt leidnud, aga ma ei tea, mine tea, alati ju ei teki neid töökohti niimoodi. Nojah, meil on siin ju, ma ei tea, Artur Pikk on siiamaani otsib. Marek Kaljumäe oli hiljuti ju, kes Kalevist ju, kas oli see aasta või eelmine aasta, kui ta ju Kalevist lahkus ja siis ütleski umbes, et ei tundki ühtegi pakkumist, mis sa teed. Et ega see meil vaikselt hakkab see turg nagu selliselt tekkima, et ega kõik jalgpallurid ei saagi neid profikohti. Aga lihtsalt selles mõttes, et ega neile ka ilmselt tähendas see mäng ju selles suhtes rohkem kui lihtsalt kas see Premier Liiga või Esiliiga. Nojah, ja sellest tulenevalt kõik see, mis me räägime, see pinge ja see sinna juurde, see ilmselt tingiski selle asjaolu, et selle mängu kvaliteet, lisaks see kunstmuru ja kõik muud jutud, mis rääkisid, et see mängu kvaliteet ongi selline, et natuke konarlik. Et kõik on täitsa arusaadav, aga nüüd Kuressaarele kergendus lõppkokkuvõttes. Jaa, muidugi kergendus. Seal läks muidugi, lisaks veel päris palju läks nagu mängijate vahel omavahel ütlemiseks ka seal mängu ajal. Ja see oli äge. Ma mõtlen, see nagu näitas, et pinge on nagu päris on ju ja seal ikkagi palju on kaalul. Ja silme jäi veel Viimsi poolt rääkides Allast, keskkaitse. Süksud vennad särk püksis, kapteni vahel ümber õla, päris tugev poiss tundus, pikka kasvu. Kehtestas ennast, oli nagu kohal, andis märku, et ta on kohal hästi kihvt, et kindlasti on seal ainest, et ühel hetkel kõrgliigas päris korralikult kanda kinnitada.
vähemalt minu arvates. no ta on jah, oma ta on mänginud ka, samas Kures on ju. Ma mõtlen järgmine aasta Viimsi, kui nad nüüd ise mingit käru endale ei keera, siis on ju kõige loogilisem esimene koht esiliigas, ehk siis ei ole mingit üleminekuvängu vaja. Et noh, no aga Veiko vaataks sinna poole, aga no Kalev vist ju ei ole nii huvitatud kohe täna siin nii suurtest asjadest. Tagasisõidul programmi peal ma paari Viimsi inimesega rääkisin ka ja vihjasin nagu samale asjale, et noh, kui Nõmme United kukkus Harju, eks ju, viimast paar aastat, siis mõlemad olid nagu, kohe oli näha nagu, et nad tulevad uue hauaga ilmselt tagasi, et seal nagu sellist resetti ei ole nagu Kalevil praegu ilmselt võib olla, et noh, Kalevi puhul nagu ei ole seda tunnet hetkel, et nad kohe nagu kindlasti kohe tagasi põrkaksid, eks ju, et seal noh, me teame, seal suuri muudatusi tehakse, eks ju, ja sellised ümberkorraldused, et see võib ju tähendada seda, et ilmselt tähendab seda, et nad mingisuguseid väljastpoolt ei hakka kogenud mängijad sinna ilmselt tooma esiliigasse, et mingid Foroffe ja Sakasi, eks ju, et sellist asja, et võiks nagu Viimsil olla hea variant see esikoht lõpuks ära võtta ja lõpuks tõusta, aga noh, mis nii-öelda vastustest läbi kumas oligi see, et noh, peame ka ise vaatama, et mis seis nagu meil on, sest noh, see 3 aastat järjest, see on ikkagi päris raskelt mõjub moraalselt ilmselt mängijatele ka, et noh, sa oled nagu nii lähedal on mitu korda järjest ja siis ikka nagu lüüa saanud, et kas sa nagu tahad järgmine aasta uuesti selle tee ette võtta, et eks näha ole, mis nagu Viimsist ka saab, aga noh, tõesti nagu sa ütlesid, eeldused justkui võiksid olla loodud, et nüüd ikkagi selle esiliga võidu peale välja minna. Mitte mis seal nagu tahta on, kui seal need ongi allastid jäävad, kas on mingi Markus Vaherna, Raivo Saar, seal on ju need laidveed asjad, nad on ju piisavalt noored mehed seal, paar kogenud, paar seda välismaalast, mina just mõtleks ka selle peale, et noh, Viimsi on päris palju nagu panustanud rahaliselt, noh, pluss arvestades ka, et nad ju naismängijaid on toonud, kellel nad siis ka ju mingisugust palka maksavad ja võib-olla seal on mingid välismängijaid just. Jah, et on võib-olla mingid stipendiume seal ka leiavad, et just nad selle poolega nagu suudaksid selliselt tasakaalukalt jätkata, et nad ennast seal kuidagi lukku ei tõmba, aga muidu ma ei tea, see energia, mis sealt nagu on paiskunud ja need mängijad ja see tahe, ma ei tea, 1 aasta veel ja vaatama, mis see tõotatud maa oleks, et ma arvan, sellega ajab selle isu peale küll. Viimsis raha peaks olema, ma just hommikul siia tulles panin raadioga mängima, lihtsalt mingi jõuluvana rääkis mingis raadios hommikuprogrammis, et kuidas siin, kui Viimsisse peab minema, siis peab ikka rekkaga tooma neid kingitusi, et seal ikka mingi siuke lause käis seal läbi, aga noh, see on nagu õige point, et seal ei tasu ennast nagu lõhki tõmmata, aga noh, samas me jõuamegi sinna samma, mis me enne rääkisime, et need samad nimed, kes ette lugesid, aga nad ei ole ju seal mingisugused kõrgepalgalised profimängijad, et noh, sa peadki, noh, kas sa oled valmis nagu aasta veel pühenduma täielikult selle peale, et võib-olla jõuda siis sinna Premier League'sse, kus sa saad tagasi nagu mingisuguse palga peale ja nii edasi, et ilmselt see puudutab siis rohkem seda, aga noh, jällegi Viimsi ees nagu selles suhtes müts maha, et nad teist aastat järjest, noh, mäletame siis 2 aastat tagasi, eks ju, kui nad Tammekaga mängisid, esimene mäng oli vist 0-5, eks ju, või 1-5, midagi sellist, kus nad nagu kaotsid selle võimaluse juba lootuse ära, on ju. Aga noh, nii eelmine aasta Kalevi vastu eriti, kui nüüd ka see aasta, siis tegelikult skoor oli küll 0-3, aga see lahing, mis nad andsid, oli ikkagi väga, väga väärikas. Ja nagu näitas seda, et see esiliiga tippu ja Premier League tagumise otsa vahe võib-olla ei ole nii suur, kui siin vahepeal tundus, et on. Et seal ikkagi ka see esiliiga ülemine ots on nagu hakanud vaikselt, ma ei tea, kas profistuma on õige sõna, aga ütleme vähemalt suhtumise mõttes ja taseme mõttes. Taseme mõistes jah, on hakanud asi muutuma. No, vaatame kas või, ma ei tea, legionäride arvu esiliigas, noh, see on ju sükst, ma ei usu, et sükst numbrit varem kuskil ligi lähedaseltki olnud on äkki. Ei, kindlasti, jah. Aga noh, jällegi sellest järgmise aasta esiliigast, noh, ongi Kalev natukene küsimärk on ju, mis neist saab, palju sealt alles jääb ja mis mängijatega nad hakkavad mängima, noh, Viimsi, Velko, seal see kolmik ilmselt on nagu peamised kandidaadid. Amar tuleb ju meil ka. No jah, Mart tuleb ka. Seda ma unustasin juba ära, jah. Seal igatahes, huvitav on näha, mis sealt edasi saab. No huvitav on näha, jah, aga seal on, eks see on klubide enda nagu mingisugune otsustamise koht ka, et noh, nüüd on näha, et on vaja see viimane samm ongi kõige keerulisem, noh, eelkõige Velkost rääkides ja kas või Viimsist, et nagu kas ollakse valmis tegema see otsus, et davai, paneme nüüd natukene suurendame eelarvet, suurendame, ma ei tea,
natuke võib-olla riskime jah, et lähme võtame eesmärgiks, et sinna, et kõrgliigasse minna, sest praegu natuke nagu kõik need aastad, nagu eelkõige ma räägin siis näiteks Velkost ja Viimsist, mul on siuke nagu kuidagi mulje jäänud, et sealt ei tule nagu siukseid selgeid sõnumeid, et kas nagu ma ei ole aru saanud, kas nad tahavad siis nagu Premium-liigasse või ei taha, et siuke nagu kahe vahel ollakse väljaütlemistes ka, et kui on võimalus, eks me ikka kaalume või ikka sooviksime minna, aga siukest konkreetset, et me nüüd tahaks minna, siukest ma ei ole kuulnud. Aga see viimane samm üle selle barjääri ongi nagu kõige keerulisem ilmselt. Jah, Velkos rääkides, Tartus on ju 2 päris korralikku peatreeneri kohta praegu saadaval, et nii Tammeka kui Velko ei ole kedagi välja õiganud veel, et seal on see selleks, aga ütleme, tore on ka seda näha, et esiliigas on nagu tekkinud nõudlus selle Premium-liiga kohal, et sul on nagu kedagi võtta, et mäletan, kui 10 aastat tagasi kirjutasin ise vist mingi loo, et umbes, et kui esiliigas polegi kedagi võtta, et vahepeal oligi selline olukord, kus oli nagu Premium-liigas 10 nagu korralikku klubi oli olemas, kes mängisid ja esiliigast vaatad, et nagu see olidki mingid duublid olid ees, on ju, vaata, kunagi kui Rakvere Tarvas äkki tõusid, nad 5. või 6. olid seal ju esiliigas ja nad said ju Premium-liiga koha, on ju. Et sul nagu ei olnudki nagu sellist reaalset sellist tungi sinna Premium-liigasse, et ei olnud võib-olla materjali piisavalt, aga nüüd on nagu tore näha, et sul ongi Nõmme Unitedid, Viimsid, kes nagu päriselt tahavad, Velko ka on seal üha kõrgemas mängus, eks ju, ja nii edasi. Elva on ka siuke, seal on ju Kaido Koppel eesotsas, temal on kindlasti seda ambitsiooni ja tahet, et aga ka võib-olla natuke veel kaugemal kui siin Viimsi ja Velko, aga ma arvan, et ega nemad ei ole ka oma jonni jätnud. Et seal on ju töö käib ja selles mõttes järgmine aasta võib päris huvitav tulla, et ma ei kannaks üldse ka Elvat maha tegelikult, et tundes ka natukene Kaido Koppel, et siis ta on siuke üsna põhjalik ja jäärapäine vend, nagu, et ajab oma joru, kuni lõpuks saab mingi tahtmise. Aga Kuressaare hooajast me ei tea, eelmine kord, kui üleilmine saade, kui me tegime neid hooaja kokkuvõtteid, siis me Kuressaarele ei hakanud veel hinnet panema, et ootasime, et mis seal ülemineku mängudel siis juhtub, aga mis hindega me siis Kuressaare hooaega jäid läbi raskuste püsima, rahuldav. 3 miinus. 3 miinuse. 3 miinuse? Jah. Arvald nõus. 3 miinus jää pigem. 3 on liiga nagu tugev. 3 on liiga tugev? Jah. Ma ei tea, mul nagu see miinus ei tulnud esialgu pähe, aga ikka nagu tehti nagu suhteliselt oma ära. Nagu vaevaliselt ikka. Väike samm mis tagasi. Mis on su oma, siis on see küsimus, et mis on see Kuressaare lagi või latt üldse? Kožovski aastat tõstsid seda latti selgelt, on ju. Kuressaare ju enne seda oli ju selline pidev seal 9. koha võistkond, on ju. Aga jällegi ülemineku mängudel nagu võtame siin ikkagi arvesse, tuleb võtta see, et neil see otsustav mäng selle ülemineku mängus mõistes oli ju ikkagi tabeli viimasega ju. Jah, Kaleviga see kaotuseks ju see oli päris paha plekk nagu hooajal. Enne sa ju rääkisid siin, sa mäletad, sa veel rääkisid enne seda mängu, et seal ei ole mingit varianti. No ei tundunud ju, Kalev oli ju suvest saati ainult kaotanud põhimõtteliselt, eks ju. Et see oli ikka päris korralik üllatus tegelikult, kui nagu järelmõelda. Ma mõtlen, see oli seal viimase vooru päeval, kus oli ju kõik pilgud olid seal tiitliitlusel, aga see, et Kuressaare seal oskab nagu käkkida. Aga võib-olla tahti Pojunurmele nagu Kuressaares ikkagi lahkumismäng kinkida. Et sellepärast paneme siis 3 miinus, et? No, paneme 3 miinus, olen nõus. Jah, seal Viimsi fännid tegelikult näitasid toredast küljest ennast, eks ju, plakatid olid üles tõmmatud, panite tähele. 3 on kohtuseadus, eks ju, see küll võeti suhteliselt kiiresti maha pärast mängu lõppu. Ma mõtlesin, kui mina juba sealt välja staadionit jalutasin, siis seda ei olnud seal enam. Küll oli, aga siis pealt näha FC Kuressaare fänniplakat seal, mis oli siis hashtag 100 klubi 1 Aivar või. Ja lähedalt vaadates, ma ei tea, kas seal ülekandest oli seda näha, aga oli siis FC Kuressaare logo peal oli ka see FC Kuressaare ja aastaarvud, seal oli ka mingisugused muud asjad olid pandud, mingi FC Flora, mingi tütarklubi, mingi süke asi oli ka sinna veel pandud. Väga süke põhjalikult oli ühesõnaga ette valmistatud. Aga mis värk seal on, te seal ülekandes puudutasid ka seda, et
Aivar ütles selle ülekandes ka, et loodame, et ühel hetkel ikkagi saab nüüd kaamerat tõsta sinna teisele poole, et mis see põhjus seal on, siis mille jaoks? No see oli ikka täiesti trööstituse vaatepilt seal. No on eriti ja siis te ülekandes veel rääkisid, oi, kus siin selja taga on mingisugused tribüünid, mingi publik, mingi möll käib, seal on mingi jalkakeskus, seal on muruväljakud, hallid, värgid. See ongi päris naljaks. Ma ei olnud varem korragi kommenteerinud seal Kuressaare Kunstmurul ühtegi mängu, ja see tegelikult sinna jalutades nagu vaatad tõesti, et vau, et väike linni see idee poolest, aga seal on niisugune kergejõustikustaadion ja mitte siis see Kuressaare linnastaadion, vaid nagu teine seal gümnaasiumi kõrval, eks ju. Kergejõustikustaadion, selle otsas on, eks ju, see nooruse hall, on ju, jalkahall, seal kõrval on veel jalgpalli harjutusväljak, muruväljak ja siis on siin see kunstmuruväljak, eks ju. Et tõesti see kompleks on nagu päris uhke, et tõesti paneks need tribüüni nagu kaamera teisele poole, oleks jumala kihvt. Aga mis see põhjus on, päike või mis seal oli? Laupäeval küll päike mingit põhjust ei andnud, aga ma arvan, et see on kuidagi seotud, äkki sinna ei saa neid tellinguid korralikult panna või siis see autobaas ei luba sinna panna neid tellinguid, sest selle pinkide vahel vist ei ole nagu korralikku ruumi, seal on mingi siuke väike nagu tõus ka veel, et sinna oleks vist suhteliselt raske neid tellinguid paigaldada või siis need peaksid väga väljaku lähedal olema, mis... No see oleks vaja kindlasti nagu läbi suruda kuidagi mingi nipiga, et see on ikka, no ma vaatasin ja mõtlesin, et Airo Portland teadis ju ülekandes ka rääkida, et see kunstmuruväljak oli ka kunagi autobaas tegelikult, et kunagi oli see autobaas nagu, see parkla oli laienes sinna ka, et mingi hetk siis see osa tehti tühjaks, et see autobaas praegu ka tundus nagu pool tühi tegelikult olevat, jumalalt nagu autobaas 5 meetrit nihutame ja asjad on palju jalkas, palju ilusam. No selles mõttes, vaatad, keegi, kes, ma ei tea, mul tuleb sõber, ma ei tea, Angolast tuleb külla, kas või Angolast isegi, ma kujutan ette, siis ma ütlen, kuule, meil on siin suur liiga ja meil käib ülemineku mäng, tähtis mäng, et paneme peale telekas, siis see on ju ulme, mis sealt vastu vaatab tegelikult. See novembrikuu lõpu Eesti ka veel, see annab nagu, ja mõtlen, seal kunstpurul ju suvel ei mängita, et seal suvel võib-olla, mitte et sul suvel ilmselt see mingisugune muldkattega autobaasis palju ilusam oleks, aga natuke rohkem rohelist oleks ilmselt kuskil ikka näha, aga mõtlen, see siuke hall ja pruun kombinatsioon sellest nagu eriti veel lisab vürtsi nagu juurde või vastupidi siis võib-olla just. Aga alati võimalusel võiks ju olla tegelikult, kui ma hakkan mõtlema, kus pool meil kaamerad on pandud staadionitel, et ikkagi alati üldiselt ikkagi tahetakse ikkagi seda tribüüni poolt näidata, kus inimesed istuvad ka ja kus on see nagu visuaal on ka ilusam. Välja arvatud näiteks Kadriorus, kus vahepeal ju filmiti teiselt poolt, aga ma ütlen, kui seal oli päikesega mäng, siis seal oli niimoodi, et sul oli 22 varju jooksid üleni rohelisel platsil, sa ei näinud mängeid, sa ei näinud jooni näiteks, et see oli nagu päris paha variant, ma näetan seal ka ise kommenteerides on ju päris raske kohati, et nagu see mis seal nagu täpselt toimub või kas see on nagu üldse karistusalas sees või väljas ja nii edasi, et seal nagu kindlasti on õige otsus teistpidi panna see kaamera, et olgugi, et Kadriorus nagu fänne ei näe sealt. Aga Kuressaares see võiks olla tõesti üks asi, mis kuidagi nagu ära teha, et lõpuks oleks seal ka nagu natukene ilusam. Vot nii, saame vist edasi minna teise mänguga, mis laupäeval toimus ja toimus see siis Sportland Arenal pärast seda, kui tegelikult pidi see algselt toimub ju Viimsi jalgpallihallis ehk siis Eesti ja Leedu naiste koondiste mäng Viimsi hallis siis lõpuks mingisugused ülekande tootmiseks vajalikud mingid netiühendused või asjad ei olnud piisavad, mis tõttu siis lõpuks tõsteti Sportland Arenale mäng. Räägime Eesti-Leedu naiste koondise mängust, Eesti kaotas selle mängu 0-2 Leedule, kes on meiega ühes siis valikgrupis uuel aastal, et ei olnud just kui nagu kõige parem märk seda arvestades. Või Laura, mis muljed või mõtted sul tekkisid? No minu jaoks oli see mäng väga suur pettumus. Nagu seal mängus ma ei oska nagu eriti midagi ilusat paraku välja nagu tuua, et terve see aasta minust kuidagi nagu kerinud heas mõttes, kogu aeg on nagu see, et tuleb ja kogu aeg on need sellised head sammud edasi olnud nagu näha, et just ongi see, et mingid järjest sööta on nagu väga palju ja kombinatsiooni liikumised seal mingid taskuid otsitakse. Ja see mäng lihtsalt ma ei tõesti nagu väga kurb lihtsalt, väga kurb, et see esimene värav õnnetu, kõrge pall nagu nii täpselt üle Siret Räämeti pea, et naljalt siukseid asju nagu läbi ei lase, seal täpselt nagu 2 sentimeetrit ei puudu. Sealt lõpumomendis, löögimomendis, seal
Kelly Rosenilt oleks tahtnud ühte väga head vanakooli slide tackle'it, et see jäi minu oleks ka nagu kripeldama, aga ka siukse terava nurga alt löödud jälle nagu kurb ja siis see teine värav nii posti kõrvale, et ja Eestil endal väga vähe momente. Mingisugused poollöögid seal olid, aga tõesti nagu väga ehmatav oli kuidagi see, et kui järgmine, kogu aeg on olnud see, et saame sinna, lähme edasi, saame sinna B-tugevusgruppi, me oleme C-s, jah. Et saame sinna B-sse, võidame, paneme oma alagruppi kinni, siis jälle nagu hirmus hakkab, et nagu mille pealt me seda kinni paneme, aga õnneks oli see, et see oli see üks mäng, et Fääride vastu see Balti turniiril, siis see teine poolaeg oli ka nagu väga hirmus kohati nagu halvas mõttes, on ju. Et, aga samas nagu suur osa sellest aastast on olnud nagu väga positiivne, et võtame siis niipidi, et on võib-olla mingisugune keeruline aasta lõpp, mingisugust asju on nagu muudetud, need asjad pole kohale jõudnud ja nüüd siis lihtsalt on vaja neid asju kuidagi klaarida. Mida see novembrikuu lõpu koondise hakkab nagu eriti praegu, kus nagu ühtegi punkti peale mängu ei olnud, see natuke nagu tundub just, kui selline mulje jääb kõrvalt, et see on selline asi, mis tuleb ka nagu ära teha, et see nagu pika hooaja lõpus, kujutan ette, naised tahavad ka ju puhata seal uued, kus veebruaris on tavaliselt see koondise hakkab, mis ka veel talvel on, see talvepuhkus kuidagi jääb nagu naiste... See hästi loll süsteem on nagu niikuinii, jah? Põhjamaades eriti, aga samas Leedu on täpselt samas olukorras, ega Leedus midagi teistmoodi ei ole, et selle, nagu selles suhtes, sellest mingit vabandust otsida ei saa, aga korra käis lihtsalt mõte läbi, kuna me eelmise saate alguses rääkisime sellest eestikeelsest, et mis see slide tackle oleks siis mingi libistustaklangu või ei ole nagu väga palju ilusam sõna. Spaage. No, see on spaage. Siin ma isegi spaaget toetan. Et see lihtne lööv ja kõik saavad aru. Spaage, no võiks nagu spagett. Aga samas pikk sükene jalg ees, spagett, okei. Lõtv ja lõdi. Spaage. Spaage on spaage. Spaage on spaage. Olgu. Aga ma vaatasin highlightit või need tipphetke video üle ja siis ma arvan, see üksinda see Leedu number 9 oleks seal ees ka, oleks nüüd üksinda ka mängida vist, siis oleks ka võitnud, mulle tundus. See oli Anderletti ründaja Ugne keerulise perekonnimega, mis praegu pähe see oli kiire, võimas, tugev. Lastauskaite või? Tähega oli küll, jah. Lastauskaite, jah, sul on täpselt. Ja mul on need peas juba. Lõi seal selle esimese värava, kus ta seal keegi eestlanna hüppas paljalt läbi, nagu sa ütlesid. Aga see jättis tõesti seal, vähemalt selles videos jättis küll nagu see üks mulje, et on kuskilt teiselt tasemelt tulnud ja paistis ikkagi päris eredalt selle lühikese 5-minutise video jooksul ka silma. Mis sa ütlesid, kus ta mängib Belgias, jah? Anderleht, jah. Ja, siis naiste tipp ilmselt, või see Anderleht on naistes. Sa pead pea teisel poole pöörama selle küsimusega. Sa ei tea? Laura teeb kindlasti paremini seda. Ma eeldaks küll, aga ega ma niimoodi küll ei tea. Seal on need naistes on vist ka üldiselt suhteliselt sarnased need tipud. Nagu Belgia on ju naistes ikkagi... Nagu Belgia liiga. Selles mõttes ta ikkagi on küll jah paremate seas, aga ta nüüd tipp kindlasti ei ole. Ma ei tea, mingi esikümnesse ma ei pakuks neid. Vaatan, kas ma midagi leian... Meistrite liiga. Ma mõtleks näiteks, et kas Nad on Belgias on ikkagi olnud... Nüüd viimane hooaeg jäidi teiseks pärast 7 järjestikust tiitlit näiteks, eks ju. Aga meistrite liigasse nad ei ole üldiselt edasi pääsenud. Nad on küll, alati nagu ühe mängu võit, siis teises mängus alla jäänud näiteks, midagi sellist. Paar aastat tagasi Kupsile näiteks penaltit. Belgia selles nagu liigana siis koht 22. Kui me võtame meistrite liiga, naiste meistrite liiga seda neid koefitsiente, kus need klubide koefitsiendid on. Et siis ikka mingid Austriad, Norrad. Muidugi naiste jalgpallis on hästi see, et seal on see üks tugev klubi, kes seal teinekord tassib seda koefitsienti kõrgele ja siis kuidagi ülejäänud liiga on nagu siuke mannetu, et see naistes natukene ei saa seda süsteemi nagu pimesi. Ja seal on tõesti, et kui meestes on tõesti, sul on 4 klubi tavaliselt, eks ju, Eesti tasemel võistkondades, naistes, nüüd hakkab natukene see asi laienema selle teise eurosarjaga, aga muidu oligi ju, et paljudel riikidel sul oligi üks klubi, kes ainult nagu mängiski, mis nagu sa ütlesid, et seda liiga taset tervikuna nagu nii hästi ei mõõda ilmselt.
aga noh, koondise aasta tervikuna sa ütlesid ka, natuke ütlesid, et mingi hetk nagu hakkas kerima, see lõpp oli selline nagu ta oli, et Balti turniirilt Lätile kaotus, Sfääride vastu võit, nüüd Leedule ka kaotus, et siin 6 aja jooksul nii Lätile kui Leedule oleme tegelikult alla jäänud, et ja me oleme ju mitu aastat järjest või mitu korda järjest võitsime tegelikult Balti turniiri ja võitsime nagu selliselt, et neist ei olnud nagu vastaseid meil, oli ju seal mingi 4-1 mängud, 3-1 mängud, selles mõttes mänguliselt ka väga nagu okeid mängud, aga tulemus nagu väga selgelt oli seal nagu olemas, et ju see praegu ongi selline kuidagi üleminekuaeg, sest et ilmselgelt on tulnud ju Aleksandr Ševaltajeva sellise oma mänguplaaniga puhtalt kas või see 3-ga taga mängima, et suhteliselt sarnased on mingid elemendid nagu Floras olid ja eks need asjad võtavadki lihtsalt aega, et nagu neid asju klappima saada, et meil on olnud neid positiivseid asju sellel aastal, aga jah, et praegu see valulik ülemineku aeg, aga tõesti, et kui kogu aeg keritakse seda, et me tahame sinna B-tasandile jõuda, siis lihtsalt tahaks nüüd seda kätte ka saada. 11 mängust 2 võitu vist sel aastal, siis et üks võit oli Bulgaaria üle juunikuus, mis oli väga meeleolukas võit, eks ju. Aga see oli vist ka päris lõpus, on ju? See oli ju, lõpus lõime Teenle võiduvärava ja siis oli see, kui Käpa tõrjus veel penalti, eks ju, mis oli selles suhtes väga oluline võit, et see tõstis meid seal algrupis siis viimaselt kohalt nii-öelda eelviimaseks, eks ju. Et siin Bulgaaria viimaseks ja siis teine võit oligi seal Fääri saarte üle Balti turniiri 3. koha mängus. Ja 3 viiki ja 6 kaotust, eks siis samasugune nagu meeste ja kusjuures väravate vahe, ma võtsin selle ka välja, naistel 7-14, meestel 12-23, eks siis siuke nagu pooleks jah, et hästi nagu huvitav, aga naistel muidugi on see, et nad mängivad nagu kõiki neid sarju nii-öelda oma sugustega, et nii-öelda nende rahvuste liiga aasta, mis tuleb Eestil tegelikult järgmine meestekoondisel järgmine aasta. Jah, et naisel on iga aasta põhimõtteliselt selline, mis lihtsalt natuke nagu eristab seda kompotti. Et jah, lihtsalt, et jällegi tahaks neid asju nagu kätte saada, aga tõesti mitte nagu midagi kindlasti ei ole katki, et endiselt on meil nagu head põnevad mänged seal koondises ja kui me ikkagi räägime sellest, et meie keskväli on nagu 2005 sünniaastaga põhimõtteliselt, siis see ei saagi nagu, peadki nagu kannatlik ka olema. Jah, seda ei tasu nagu meelest lasta, et mingid mängijad on seal tegelikult terve selle Ševaltajeva perioodi nagu olnud pidevalt põhikoosseisus, aga mingid selle paltsides, kes on ju ka 2005 vist sündinud. Just jah, 2005 peaks olema. Et seal on tegelikult nagu veri noor koosseis. Okei, naiste jalkas võib-olla see ongi nagu natuke tavalisem, eks ju. 2008 isegi. See on ikka täitsa noorksed, 17 aastat. Et seal selles suhtes mingis mõttes nagu tasub seda meeles hoida, et meil ikkagi on seal nagu väga-väga noor tuumik, kes kindlasti areneb ja kasvab kõik, kui siin võib-olla tehakse mingid sammud edasi ka, mingid mängijad vaatavad ju kindlasti välismaale siin ja sealt ringist on teada küll jah, et on minemas välismaale, et midagi kindlat ei ole veel, aga jah, just need põhimängijad või see põhituumik on tegemas jah, sammu välismaale. Just, et seal nagu lootust on, et sealt läheb ainult paremaks, et ja mingid mängijad meil juba välismaal vaikselt hakkavad seal jalgu alla ka jääma, et Lillemetsad ja Volkovid, kes on kõik ju väga noored veel, et endiselt. Volkov ju tegelikult jah, väga hästi seal põhis oli sees, aga nüüd jah, oma selle mingisuguse tervisemurega käis operatsioonil ja asju, et Lillemets natukene loodaks, et saab ka oma jalad seal nagu päriselt alla, et ega ta ju seal Leverkusenis, kus ta nüüd aasta aega on enam-vähem ju olnud, et seal ta ju esinduses pole nüüd ikkagi peale saanud, pole sinna koosseisugi saanud, et see lihtsalt kohati oli see justkui nii lähedale, nüüd on ta natuke nagu kaugele jäänud, aga jällegi samamoodi ta on vist 2005 äkki või? 4? Lillemets või? Lillemets, jah. Sinna kanti, et selles mõttes, et jällegi, tegelikult ümmarguselt 20. Aeg on, jah. Jah, ja ka natukene vanemad mängijad, eks ju, Siret Räämet tegelikult ju ka väga korraliku aasta teinud seal Austrias, et ma ütleks selge kandidaat sinna selle aasta parima naismängija jah, ajakirjanikud pidid ju eile õhtuks oma valiku ära tegema ja Räämet minul oli nagu suhteliselt kindel selline, tema on number 1 ja kes on järgmised, eks sama, et ja aga meestes ka ju, Markus, täitsa tuimalt panen su tanki praegu. Eesti parim jalgpallur see aasta. Aasta parim jalgpallur 2025. Ei, esikolmik nimeti ikkagi ka. Meeste esikolmik, nagu me peame, jah. Ja vaatame siis, kas ühtib või? Jah, kas ühtib. No võt,
see on argument on... See on põnev küsimus, see on sama nagu Premium-liiga parim mängija. Ilmselt seal meie arvamused lähevad lahku esikoha osas, ma eeldan. Aga Eesti parim mees jalgpallur, miks mitte see Baskotsi? No, lihtsalt mingisugused kandidaadid, et oleks nagu ettevõt, Baskotsi, eks ju, 12 mängu Belgias, 17 mängu Šveitsis vist. Märten Kuusk, eks ju, Poolas väga tugev hooaeg. Karl Jakob Hein, pool hooaega, no lihtsalt ma loen mõned nimed ette. Karl Jakob Hein, pool aastat Hispaanias, okei, ta oli seal vahepeal natukene vigastatud ja siis nüüd on pingilistunud Werderis sisuliselt, eks ju, et 13 mängu La Liigas ja 2 mängu Bundesliigas, 15 mängu täielikus tippliigas, eks ju, kirjas. Karol Metsa küsimus on huvitav. Tal on nüüd vist 6 mängu Bundesliigas kirjas sel hooajal ja veel potentsiaalselt äkki 3 tükki tuleb veel aasta lõpuks juurde. Praegu pidi juba häält tegelikult ära saatma, et neid nagu justkui ei saa arvestada, samas mingis mõttes nagu seal on see, et tegelikult iga üks hääletab nii nagu tahab, et seal ei ole mingit kriteerium, jah, et kas sa arvestad tegelikult, sa võid põhimõtteliselt ainult Eesti Premium-liiga mängeid valida, kes on alakoondisest, sa võid sinna Martin Millerit lahmida ja selles mõttes see on sinu valik ja see on õige, see on sinu jaoks õige valik. Jah, aga Karol Metsa puhul ongi, et kas sa nagu, kui palju sa võtad seda arvest, et ta on nüüd tippliigas mänginud need mõned mängud, kui palju sa arvestad seda, et ta sisuliselt oktoobrini ju see aasta põhimõtteliselt pole mänginud. Lassi Sinjavski üle 30 mängu Tšehhi kõrgliigas ja ikkagi väga säravad esitused kohati. Mattias Käit Rumeenias kõigepealt ja nüüd Šveitsis ju sai nüüd vigastada, aga sel hetkel, kui ta vigastada sai, meeskond oli Šveitsis liider. Okei, no siin peab hakkama vaatama siis koondise väravaid. Rocco Robert Shane, eks ju, Norras ikkagi stabiilne põhimees, Euroopas ka natukene mängis. Kevor Palumets 30 pluss mängu Slovakkias. Alex Mattias Tamm, Sloveenia meister, lõi seal väravaid esimesel hooaja poolel ka, eks ju. Nüüd see sügis on natukene tagasi andnud, aga kandidaate, ütleme, esikolmiku kohtadele, siis ütleme, mitte siis võib-olla tingimata parimale kohale, aga esikolmikule on päris omajagu. Rauno Zappinen Eestis tugev hooaeg, eks ju. Pluss koondises korralik ports väravaid. Kübaratrikk on ju. Okei, Käit on ka tegelikult tugev kandidaat. Aga ma lugesin sulle nii-öelda algandmed ette, et sa tõid Baskotsi välja siin korra, kes sa siis, kelle sa sinna esikolmikusse paned? Käit ka. Käit mul läheb ka ikkagi. Ta on ka koondisest lõi väravaid pluss hooaja, ma ei tea, nimetame selle alguseks või see, mis ta praegu korraldab seal. Okei, nüüd on natukene vigane ja meeskonnal ka natukene läheb kehvemini, aga Käit, Baskotsi ja mina panen siis ikkagi selles järjekorras ka või? Ei, ma järjekord ei pane. Nojah. Hein. Käit Baskotši Hein. Ja ütleme siis, sa paned lihtsalt 3 nime, mitte 1, 2, 3 praegu. Tahad järjekorda ka panna? Ma võin järjekorda ka panna. Panen... No ja ikkagi paneks. Ma ikkagi sükst eristuvat ühte kandidaati pole. Ma panen Käit, Baskotši Hein. Okay. Laura, kuidas sul on? Mul on samad nimed. On või? Päriselt? Mul ka kusjuures. On või? Aga mul on teise järjekorras. Peaks ta pudelimängu tegema, nagu need riilid on, vaata, et need 3 erivärvi pudelit paigas. Mul üks nimi on samal kohal. Mul vist, sul oli Käit, Baskotši Hein nimedi. Mul on kõik täiesti teise koha peal. Minul oli Baskotši Hein Käit nipidi. Siis järelikult nende vahel see, kui me siin laua taga niimoodi mõtleme, siis ilmselt võib enam-vähem suures pildis. Ma pigem arvan, et Hein võidab. Ma arvan, et ta nagu, me teame, seal on, eks ju, lihtsalt ka, kes võib-olla meeldetuletuseks, et hääletus koosneb siis jalgpalli ajakirjanike klubi liikmetest, keda on siin vist 40 pluss juba. Seal klubi on see, kus võetakse vastu, aga välja kedagi ei arvata niisama. Oota, aga Märten Kuusk võitis selle esiliiga või mitte ei võitnud, vaid esiliigast tõusis see kevad või? Ja lihtsalt jutpolli ja teist sama palju siis hääletajaid paneb välja jalgpalliliit, et seal on tavaliselt mingid jalgpalliliidu töötajad, vahel treenerid, koondise treener on vahel olnud, Toomas Häberli oli mingi hetk, mäletan esimest korda ta hääletas ja siis ta sai vist mingit tagasisidet selle pealt ja siis ta rohkem ei hääletanud seal. Et ma ei tea, vaata, mis Jürgen Enn nüüd teeb, on ju,
mingisugused treenerid ja korüfeed ja kes seal on valijate seas, et tavaliselt on nagu kipub niipidi olema, et seal Jalgpalliliidu hääletajate seas see koondise eest tehtud esitused natuke võib-olla on suurema kaaluga kui ajakirjanike seas, kes võib-olla rohkem hindavad nagu seda klubi hooaega, et mina olen ka pigem olnud see, et ma nagu koondis on selline viigilahutaja vahedusel, nii et sa ikkagi põhikoormuse nagu teed seal oma koduklubi juures. Et lihtsalt ma arvan selle pealt nagu lihtsalt Hein nagu tundub ikkagi põhisoosik olevat. Koondises on ju ta ju mitu väga-väga säravat mängu teinud ja tippliigas ka ikkagi, mis ma lugesin 15 mängu, et see on ikkagi arvestatav argument. Et ma arvan, et tema on soosik number 1, aga jah, minu valik läks Baskotši peale, kes on nagu kuidagi ta on stabiilsemalt olnud, Šveitsis mängis, Belgias nüüd väga tugevas klubis ikkagi on korralikult kohe jalad alla saanud ja kuidagi see mulle lihtsalt tema see hooaeg nagu või aasta tervikuna meeldis rohkem kui Heino oma, kes lihtsalt oleks ta nüüd Werderis ka mänginud, siis poleks küsimustki. Siis poleks küsimust, jah. Et lihtsalt see pool aastat siin sisuliselt istumist on tema aktsiid nagu selle valimise osas natukene langetanud minu. Aga Premium-liiga parima mängija asi vist Zappinen vist selle viimase ringiga otsustas selle, et võtab endale ikkagi see aasta. No võimalik, sa mõtled fännide lemmikut või seda, seal valitakse, eks ju, fännide lemmik, mis on selle meie hääletuse tulemus. See on Sokkernetist tuleb fännide lemmik. Ja pluss siis valitakse ka treenerid ju valivad, eks ju, seda Premium-liiga parimat mängijat. Et ilmselt ma arvan, et selle treenerid ka pigem, ma arvan, tõesti see hooaja lõpp oli oleks tal hooaja algus olnud tugev ja lõpp ära vainud, siis võib-olla oleks teine jutt tegelikult on, aga seal on see inglise keeles on recency bias selle kohta, mis on eesti keeles siis? Ei ole vaja. Kindlasti oleks seal on Markus Poom, Zappinen. Paalberg ka kindlasti saab mingid hääli, on ju. Ja Mihhailov. Seal positsiooni põhiselt ka võetakse või? Mida naiste meistriliigas on lihtsalt, ma olen omale seda ka kaptenina valinud neid iga liini parimaid mingisuguseid asju. Premium-liigas ma ei tea, sest sümboolne koosseis nagu eraldi ju ei ole. Sümboolse koosseisu panidki meie fännid kokku tegelikult, millest me võime ka natuke rääkida, eks ju, see ju tuli ka siin möödunud nädalal välja. No selle Mihhailovi ma tahaks ka ikkagi välja, et kindlalt esikolmikus peaks olema, see eriti veel peale seda, kas Laura, sina tegid selle pluss-miinus loo. Ei. See oli Simpulst oli. Pulst. Et kus ka see Mihhailovi see oli muidugi Okei, no jah, aga ikkagi jooksis sealt välja ja tegelikult tegi väga tugeva hooaja ja oli ikkagi siuke kuidagi varjus olev arhitekt Floras see hooaeg, vähemalt minu arvates. Mõtlen taustale ruttu ka, et valitakse Premium-liigas ka neid parimaid, isegi parim alla 21 aastane mängija, Paalberg siis ja parimad ründajad, parim kaitsja, poolkaitsja, bla, et siin need antakse ka välja, et olgu öeldud. Jah, sümboolse koosseisu, fännide sümboolse koosseisu väravad siis Ott Nõmm, kaitsjad Tostik, Tõuges, Podoljusin ja Hussar, keskväli Maksimkin, Ainsalu, Poom, Mihhailov ja ründajad Zappinen, Paalberg. Markus, jällegi alustan sinu juurest, et kas jääd nõusse, tahaksid midagi enda koosseisus välja vahetada või kui palju sa oleksid... Kui palju sinu koosseis kattub sellega? See suures osas ikkagi kattub. No okei, Ainsalu ka nüüd ikkagi selle hooaja lõpuga, viimase ringiga keris ennast sinna sisse. Mihhailovit ma olen siin läbi aasta pannud väravaht, ma ei tea. Mina oleks kusjuures ka Nõmme pannud, aga võib-olla isegi Karromet Nõmme. No mul on väravahi osakonnastki kindel vend olemas. Pole nagu midagi, kes kõige vähem väravaid lasi. Ei, no siin... Küsid, kõige vähem lasi mõni pingimees on ju. Mõni pingimees, ei. Perk lasi kindlasti ju. Perk tegi, kui 90... Oleks Perk mänginud vähe rohkem, oleks Perkund, aga muidu oleks mina pannud sinna Valneri. Podoljusin kindlasti teenitult, Tõugias teenitult, parem kaitset. Ei, ma olen suures pildis, olen vist päri selle koosseisuga, ainuke väravahi osakond. Jah, sisse lastud väravaid 90 minuti kohta, Perk oli seal number 1 lõpuks 0,67. Meerits 0,77, Kivila 0,79, Grünwald 91, Jarju 96. See 0,67 päris nagu võimas number. Ma ei tea, kui palju nagu mängis rolli selles Kalju väga heas hooaja lõpus, et Perk tuli tagasi või siis
mingi osa kindlasti on seal nagu ka temast sõltumatult, aga ta tegelikult mängis ka ju väga hästi. No ja kindlasti keskkaitses oleks ju, on seal praegu valiti sinna Tõugjas ja Podolužin, aga no Ibora oleks ka kindlasti olnud üks kelle oleks võinud panna. Minule meeldis ka Mašenko hooaeg väga. Jah, temalt ka tubli hooaeg. Aga näpet viimistleks, aga ja noh, keskväljal võib-olla Ainsalu asemele ma tahaks sümboolselt ikkagi panna näiteks Pajovi Siht, kes mõlemad ju tegelikult tegid väga korraliku hooaja, et Pajol lõpuks need numbrid ei olnudki võib-olla nii, või olid isegi üllatavalt nagu, mitte kesised, aga üllatavalt nagu tasased võib-olla, aga lihtsalt see, kui palju ta nagu seda Pärnu mängu mõjutas, ja aga Siht võib-olla ikkagi oleks selles suhtes loogiline, et tema mõjutas nagu veel tugevama võistkonna mängu väga palju ja lõi väga palju väravaid ka. No Nõmme Kallis oli tegelikult ju veel ju tegi Ivanov, Kass, kes ju tegid ju päris tummised hooajad. Sul mahub ainult 11 mängijat sinna, et mingid valikud tuleb teha lõpuks. Ja rünnakul samamoodi Kabore, Eerme mõlemad mingis mõttes nagu pooliku hooaja teinud mehed, eks ju, kes seal fännide hääletuses jäid täpselt Sapinini ja Palbergi taha, aga Sapinini ja Palberg nende kahe vastu nagu on raske vist vaielda siin. Seal ei ole midagi, need on paigas. Ja võib-olla, ma ei tea, kas Ainsalu või Maksimkini asemele ma oleks sihi pannud. Pigem vist Ainsalu asemele isegi. Aga see oleks tähendanud siis, et ühtegi üsna napilt teiseks jäänud meeskonna mängijat ei olegi seal sees. Ja Levadiast ainult üks mängi on. Ja. Aga kui sa mõtled Levadia peale, siis ega seal ei olnud ka sellist väga konkreetseid ju mängijad, kes oleks nagu teinud nagu sellised individuaalselt ülistabiilse, tugeva võimsa hooaja, keda nagu jubedalt esildest. Et Ainsalust enne seda väravaseeriat ju enne sügist me rääkisime kui ühest suuremast nagu lati maha ajast võib-olla sel hooajal. Ibora, ma ütlesin, Ibora. Ibora võib-olla tõesti, aga no ma ei tea, mul see Ibora nagu ei jätnud sellist nagu super muljet see hooaeg. Valner ja Ibora. jah. Mõned võib-olla täpsustused ka, ütleme Levadiast rääkides tegelikult siin ju hakati vaikselt lakkujaid välja hõikama, et kui eelmine hooaeg oli eelmine talv, et kus iga päev tuli siis keegi, kes on lepingut pikendanud, siis seekord on nagu vastupidi, et siin jäeti Musabaga hüvasti, jäeti Adžiriga hüvasti, Ainsalu ja Larsen mõlemad on ka ju välja öelnud, et nemad lahkuvad, et vaikselt hakkab, ma ei tea, kas Viktor Levada on puhkuselt tagasi jõudnud, hakkavad mingid otsused tulema, et aga või millal või kes selle meeskonna ees kokku võtab nüüd ettevalmistuseks. Ütleme 6 aega on aega veel muidugi, aga mingid plaanid tuleb paiku panna. No ei tea, nüüd hakkas neid tilkuma seda infot, me siin eelmine saade ütlesime, et kuidagi hästi vaikne on, aga ma ei tea, siis eks seal arvata on, et seal suuremad, väiksemad sorti muutused tulevad. Eks ilmselt tunnetuslik asi on selline, et seal nagu hetkel ma arvan, et seal organisatsioonis endas on ka veel väga palju küsimärke, et mis ja kuidas edasi ja kellega ja kas. Et ma arvan, et nad peavad kõigepealt endal seal sees need asjad paika saama ja siis põhiküsimus kindlasti ongi, et mis saab Kurro Torresest, et seal ilmselt ikkagi kui viidati, et see leping on nagu selle +1-ga või kas mõlemapoolne otsus peab olema, kas on ainult Kurro otsus, on ainult Levadia otsus, kas see leping pikeneb, et seal mingisugune teavitus mingit loodetavasti tuleb, kas üht või teistpidi, et sellest nagu paljud asjad ilmselt algavad. No kui lepingut on ühe hooajalised, siis eile said lepingud läbi, siis tavaliselt need novembri lõpuni on, et eile oli 30. november, siis selle kuupäevaga need lepingud lõppevad. Siis äkki nüüd hakkab, siis see nädal hakkab tulema uudiseid. Aga jah, ma ei tea, ma arvan, et nad vahetavad välja, aga lihtsalt neil ei ole ka kedagi ju praegu asemele panna peatreenerina. Ja ma arvan, et need päris tugevalt on ju tegelikult ka seal peatreeneril öelda, mis mängija, kas mängija, kes mängija. Samas Levadias just kui neid pomosid seal kaadri taga on ju päris palju, kes nagu ka on otsustajad ja kardinalid ja nii edasi, et muutused seal tulevad, et mis saab Turr vist ikkagi läheb, kuigi Gert
Kams seal Betsafe Veel ei ole saates. mingit allkirja. no Ei, Turri ma nägin jalutamas alguses sealpool, kus on need Paide kontorid, et üks päev, kui ma siin olin, et siis ta jalutas. Vat, väga õige, mulle siuksed meeldivad, otse nagu välja, nägin Paide kontori juures jalutamas. Ei, me üks saade ju rääkisime sellest ju Kams lükkas ümber. Ta ei lükanud ümber, ta lükkas, jättis mulje. Kust need jutud tulevad? Ei, see oli see Kõrre Strooman argument justkui, et ta tekitas justkui mulje, et ma oleks rääkinud, lepingul on allkirjad all ja ütles, et ei, lepingul allkirja all ei ole, et siis sai ümber lükata, et aga noh, vaatame, kas siis mingid tulevad või kunagi oli Inglismaal oli ju see, kes see mängija oli, kes ülemineku akna viimasel päeval sõitis ise mingi klubi kontori juurde, et tahtis nagu üleminekut sinna läbi suruda, et siin midagi sellist nüüd oli off-seasonil Kams pidi puhkusel ka veel olema, et aga eks näis, mis seal saama hakkab. Huvitav igatahes, selles mõttes ikka põnev. Liikumisi veel, Teet Allas kinnitati siis tippliigade juhiks. Veiko Soo siis muidu seda ametit ju pidas, aga Teet Allasel nüüd neid kohustusi on nagu päris mitme inimese jagu justkui, et tal on Prem-liiga, tal on esiliiga, tal on esiliiga B, tal on naiste meistriliiga ja tal on saali jalgpalli meistriliiga. Kõik on justkui tema selle vihmavarju all, et noh, ma ise temaga natuke rääkisin ka siin ja ta rääkis ikkagi suhteliselt konkreetselt sellest, et niimoodi nagu Veiko seda tööd tegi, tal ei olegi võimalik seda teha, et esiteks lihtsalt Veiko oli ju nii ihu ja hingega selles asjas sees, ta võttis nii mitte isiklikult, ta võib-olla kõlab nagu valesti, aga ta oli igal pool käed küljes, eks ju. Et kui sa saad veel nagu ülesandid juurde ja selliselt ei ole võimalik seda tööd edasi teha, eks ju, ja see ilmselt ei ole ka ma ei tea, tervisele mõistlik, eks ju. Et see lihtsalt, et mul on selle kohta, ma olen, kui ma ühe tuntud Eesti ettevõtjaga mingid teemasid arutan, siis olen mitu korda täheldanud, et tal on üks siuke huvitav lause varnast võtta, mis kõlab niimoodi, et eks töö läbi ongi inimestel erinev. Jah, seda kindlasti. Et seal tuleb lihtsalt klubisid rohkem usaldada ja nii edasi, et vaatame, mis saama hakkab, et mulle tundub, et võib-olla seal lihtsalt just kui selle Veiko isiku lahkumisega seal kindlasti tekib nagu mingisugune tühimik paratamatult, et see töö, mida tema jõudis nagu teha, see detailsus, mida tema jõudis teha, et see on nagu seda on väga raske neid saapaid täita, aga samas pikas plaanis olekski kihvt, kui sellised Veiko-sugused inimesed olekski ju klubide juures, tekitaks klubides neid asju, et loodetavasti sest see mingisugune suund läheb nagu sinna poole lõpuks. No ma endalegi üllatuseks, ma vaatasin Teet Allas juba 10 aastat, oli vist 10 aastat Jalkaliidus seal. Rahva jalgpalli rohkem ei ole vist, või oli või? Oli 10 oli kokku pandud seal. Ta alles see oli, kui olime meeskonnakaaslased temaga. Et aga mees tahab ja ta ütles seal ju ise väga selgelt välja, et talle hullult meeldib see, mis ta teeb või millega ta senimaani tal on see saali jalgpalli koordinaatori amet ka veel, mida ta ka veel ei ole saanud nagu kuskil edasi pärandada, mis ma sain nagu jutust aru, et kumas läbi, et ta nagu sellest ikkagi lõpuks tahab mitte lahti saada, aga tahab kuskile nagu edasi anda. Ja, aga läbi kumas ka see, et ta nagu ikkagi üritab seda tänapäevasemalt teha, et ikkagi nagu olla siis koordinaator, ehk siis et asjad oleks juhitud, aga et seal on mingid vahelülid või alamjuhid olemas, kes tegelevad konkreetselt nende toodetega siis ka, et puht füüsiliselt sa ei jõua igale poole, need asjad, mis sa ette lugesid, et sa nagu reaalselt ise lähed põllule, see on ju võimatu, et eks ta nagu nii-öelda tänapäevase juhtimisstiiliga üritab need asjad ära lahendada. Just nii. Laura, sina tegid eelmise saate järel olulise avastuse, et mina rääkisin täieliku jama. Ehk siis eelmine saade rääkisime sellest Rootsi kõrgliigas olevatest või olnud Eesti mängijatest, eks ju, et mina usaldasin pimesi Transfermarketi andmeid ja selgus, et see laetakse sousti,
ehk siis seal mingid andmed on nagu puudulikud. Ehk siis jah, et mingitel hooaegadel just, kui ei olegi neid protokolli sisestatud või siis kui on, siis on sisestatud mingid üksikute mängude protokollid näiteks, et mingi mängija oligi, kellel oli just kui Transfermarketi järgi mingi 2 mängu Rootsi kõrgliigas kirjas, mingi Eesti mängija, aga tegelikult kui sa teed selle hooaja lahti, siis vaatad, et seal ülejäänud mängudel ei olnud protokolli sisestatud lihtsalt, et ei olnud nagu justkui teada, palju ta mängis. Kuidas teil see seal toimetuse sees käis nagu? Ehk siis peatoimetaja ajas jama on ju, eetris, nii. Ja siis Laura kontrollis selle järgi, kas ta ütles sulle ennem, et ta teeb selle või sa lugesid ka sealt Sokkernetist siis? Ei, Laura, meil oli ikkagi suhtlus, jah. Laura vist küsis, kus mina oma andmed võtan, kuidas see ei lihtsalt küsis, tema sai teised andmed, eks ju, sealt juhuslikult neid asju mitte lihtsalt kontrollimise pärast, vaid sa tegid ju sellest nii-öelda podcastist väljavõtte ja arendasid sealt nagu selle Rootsi mängijate teema edasi, nii et seal jah, tuli tegelikult välja, et päris paljudel mängujatel ikkagi on rohkem mänge ja on rohkem mängijaid, kes on mänginud. Kristjan Viikmäe näiteks, see oligi jällegi enne minu nii-öelda süvitsi jalgpalli jälgimise aega, tegi jumala korraliku hooaja Norras tegelikult, või Rootsis. Et lõi seal väravaidki kõrgliigas, et oleks meil praegu mõni selline mees ründaja, kes lööks väravaid Rootsi kõrgliigas. Kristjan Viikmäe kuidagi Eesti koondises nagu on jäänud selliseks kohati nagu mingiks pilkeobjektiks muutusta seal koondises, et tegelikult ju, kui me praegu mõtleme, mis karjääri ta tegi, siis müts maha, on ju. Et ei olnud mingisugune mahlamüts, on ju. Nojah, ja neid mängijaid oli ikkagi päris palju lõpuks sealt ja kuskilt ju tulid, et täitsa vanast ajast tulid ka mingid mängijad välja. Vaatasin kuskilt. Seal Laura ülevaade vist oli sellest sajandist umbes. Ma tõmbasin koomale, ma alguses panin siin rohkem, aga siis mõtlesingi, et ega ma nüüd... See oli mingi Marko Kristal mängis ju tegelikult... Üli ammusid, jah, 99 oli Kristal, mõtlesingi tema sealt välja, et mõtlesingi, et jään selle nagu sajandi juurde. Et see, ja lisaks need oli... kõiki lõpuni nagu taga ajada ei ole, et ma selline ajaloo tundja ei ole, et andmebaasist leiama need nimed üles ja siis jah, läbi guugeldades seal paned nime ja klubi nime kokku ja vaatad, mis artikliteni jõuad, et seal jah, leidis mingid mingid Postimehe või Õhtulehe või mingi Päevalehe või mis iganes artikleid seal, et kes seal lõi või jah, mis päris nii ei olnud, aga ja kes on seal kuskil karikafinaalis ja nii edasi, et tuli natukene kaevata. Jah, ja selle Vati Kesaveli statistik tõi ju välja, tema teadis isegi mingid, nagu meie jaoks nõukaajal, siis mingid Eesti juurtega mängijad, kes on seal Rootsi kõrgliigas mänginud ja nii edasi, et tegelikult jah, päris nii armetuse Eesti mängijate Rootsi kõrgliigas mängimise statistika siis ei ole, kui me võib-olla eelmises saates mulje võisime jätta. Jah, lihtsalt viimasel ajal pole suutnud keegi kanda kinnitada. Pääsetud justkui on, aga jah, sellist nagu jalga maha pole saadud, et mõtlen siin igast vetkalit, sorgad, asjad, et Sorga muidugi oma selle 8 mänguga ühe värava sai kätte, nii et see nagu statistikana on ta nagu päris kõva mees. Jah, värav on kirjas, midagi halba pole öelda. Keegi tahab veel midagi lauda tuua mõne teema? Eestlased välismaal oli väga see, oli ka, osad on vigased seal, aga Saarma ja Palumets võitsid ju ikkagi nagu nimekaid klubisid. Et ja see ka ju Sokkernetis oli see lugu täna hommikul Vassuk ka. Kõik võitsid, kõik ikkagi pitsitasid neid ikkagi kohalikke powerhouse'e. Et väga jõujaamu. Jõumõju. Jõumõju. Iga kord, kui ma käin sealt Noblessneri valukojast mööda, siis ma mõtlen, mis see inglise keeles on, House of Pain või et said nagu väga tugevate, väga korralike meeskondade vastu võidud, et see nagu lisab sellele kõigele nagu väärtust juurde, et see, aga igas nendes riikides ikkagi on need 1, 2, 3 klubi, kes ajalooliselt on seal eesotsas ja selliseid punte seal riigis võita on nagu see on midagi teistmoodi, see on midagi hoopis teistmoodi, et mul on õnnestunud ju see üks hooaeg Soomes, me võitsime kodus seda HIK-d, see oli nagu nii suur asi ja see jääb nagu elu lõpuni meelde, et nad olid mäe kõrguselt tegelikult ülemeist, selles mõttes kõikides aspektides, aga tollel päeval, tollel hetkel see 90 minutit me nagu kuidagi ajasime sõrad vastu kodustaadionil ja see on üks meeldejäävamaid võite minu karjääri jooksul, et need võidud seal riigis kindlasti on nagu väärtus oma ette sõna otseses mõttes.
ja üks selline näpistamine napilt jäime sellest ilma ju, Karol Mets oli ka seal ju Bayerni vastu ikkagi üle minutitel alles, Bayern ju võttis selle 90+3 ja 90+8 või kuidagi niimoodi. Vaata, skoori 1-3, siuke regulaarne, aga tegelikult jäänud 2 viimast väravat löödi seal ju sügaval ikkagi üleajal. Jah, aga St. Paulil ei ole parim periood käsil. Ei ole. Ehk siis nüüd jõuab kätte ka see periood, kus Karol ka ilmselt, ütleme, kui ta sellest vigastuse pausist tagasi tuli, siis esimesed mõned mängud, siin kõlab kehvalt, aga sind väga ei morjenda, et mis periood meil siin meeskonnana käsil on, et sellel hetkel ta keskendus nagu iseendale, oli õnnelik nagu individuaalse saavutuse üle selle, et nüüd vigastuse paus on seljatatud, ma nüüd hakkan tasapisi põhikoosseisus kanda kinnitama või hakkan tööle selle nimel. Aga nüüd on juba niimoodi sisse elatud ilmselt piisavalt ja nüüd on ilmselt frustreeriv see, et ma ei tea, 9 mängu jutti või? Jah, aga ma ei tea, Bundesliigas kuidagi on tihti peale see, et see tagumine ots nagu on üsna saast, kui sa vaatad nagu punkti arve, et St. Pauli ei ole isegi viimane selle juures, 18 võistkonnast 17. Ja näiteks 3 punkti juurde tõstaks nad 14. 18 seas, ehk nagu suhteliselt kindlalt püsimajäämise kohal, et seal ei ole üldse nagu palju vaja tegelikult, et asi nagu kindlamaks teha, et ei ole niimoodi, et nad on kuskil lootusetult seal sügaval väljalangemistsoonis ja mingit lootust ei ole püsima jääd, et tegelikult on nagu täiesti mängus sees selles suhtes. Kuigi nad on 12 mängust saanud 7 punkti nüüd. Päris vähe, jah. Ja hooaeg hakkas ju tegelikult päris hästi. Jah, ei mõtlen, neil ongi 9 kaotust. 9 kaotust ütti, jah. Alustasid hooaega 2 võidu ja viigiga ja siis on madal seis tulnud. Nojah, aga need, seal tasemel need on tasavägised liigad ja eks nad kodumängudest peavad oma 5 võitu veel juurde saama ja siis saab hakata mõtlema. Ja loodame tõesti, et Mets siis jääb seal põhikoosseisu ja suudab need asjad ümber pöörata. Karol Mets huvitav palju hääli saab siis seal aasta parima jalgpalluri järjetusel. Kindlasti mingeid saab. Ma olen juba kuulnud, mõned inimesed on öeldud, et nad on ikkagi arvestanud sisse, et ikkagi tippliiga mängija ja natuke on seal juba aasta lõpuga siin kirja saanud, et ületab mingisuguse lävendi nende jaoks. Aga ütleme seda, eelmine aasta ju valiti ta parimaks, eks ju, et seda tiitli kaitsmist ilmselt ei õnnestu seal teha. No pigem ma arvan, et kui talt endalt ka küsida, siis et kas ta peaks olema Eesti parima 3 jalgpalluri hulgas sellel aastal, siis ta vastaks ise, ma olen üsna veendunud, ta vastaks ei. Aga ma ütlen, kriteeriumid on kõigil erinevad, võib-olla mõni üldse ei arvestagi palju keegi mänginud on, vaid võtab, kes on meie 3 kõige paremat jalgpallurit praegusele ajahetkel on ju. Ei kes on, selles mõttes jah, seal mina lähen platsile ja siis vaatan, see on nagu see vaidlus Eesti läbi aegade parim jalgpallur. Et täpselt samana. Et Sinu oli see, sina võtsid vendavaid mängeid või? Mina võtsin nagu parim jalgpallur väljaku peal, muru peal, putsad jalas palliga, kes on kõige parem jalgpallur. Sul oligi Vassiljev number 1? Mul oli Vassiljev number 1, jah, selles mingis kunagi mult küsiti. Ja see oli väga põnev mõttekäik oli sealt, mulle meeldis seda lugeda. Ma ei olnud küll nõus sellega, või ma ise võtan küll teistmoodi seda, aga seda oli nagu huvitav. Minu põhiargument oli see, et mina kui jalgpallur siis teeme valimised. Meil on kõik need terve see nimekiri on ees, jah. Et nüüd hakka omale meeskonda kokku panema, et keda sa valid. Et selle järgi. Et parim jalgpallur. Ei, see on väga aus lähenemine. Olgu nii, ma arvan, meil on jututeemad ennast ammendanud. Pikk ette ise järele episood 351 oli täna selline. Aitäh kõigile ja kohtume juba uuel nädalal.